Tere, mina siin, teie lemmikburgerimees, tulin just trennist ja kõht on tühi, aeg oleks süüa, aga mitte tavalist süüa, vaid burgerit ja mitte tavalist burgerit, vaid AI burgerit. Küsisin mina AI käest, kas sa oskaksid anda mulle maailma parima burgeri retsepti koos kastmega ja AI vastas. Jah, muidugi, siin on maailma kõige parema hamburgeri retsept koos maailma kõige legendaarsema kastmega. Nii et see video tuleb natuke pikem. Lähme ostame toitained ja ma näitan, millised asjad sinna sisse käivad ja kuidas teha ja siis mekime. Meil on vaja veisahk liha, kus 20% rasva, Worcesteri kastet, sibula, pulbrit, küüslaugu pulbrit, õunaäädikat, marineeritud kurki, Diisoni sinepit, sedari juustu, burgeri kuklit, hapukoort, majoneesi, leht, salatit, punast sibulat, tomatit, burgeri paberit, musta pipart, soola, suhkurt, ketsupit, cayenne pipart, viina me ei võta, võtame õlu. Nii, poes on käidud ja asjad ostetud, kõigepealt alustame kastmest, sellepärast, et kui kastme on valmis, siis tuleb see panna pooleks tunniks külmkappi seisma, et kõik need maitsed imenduksid kastmesse. Selleks on meil vaja 120 grammi majoneesi, 1 supilusikatäis ketsupit, 1 supilusikatäis hapukoort, 1 teelusikatäis Diisoni sinepit, 1 teelusikatäis õunaäädikat, 1 teelusikatäis suhkurt, 1 teelusikatäis küüslaugu pulbrit, 1 teelusikas sibula pulbrit, näpotsaga cayenne pipart ja 1 supilusikatäis hakitud marineeritud kurki. Sega kõik kastme koostisosad omavahel kausis ja lase kastmel kümmikus vähemalt 30 minutit maitsestuda. Nii, kastme on valmis ja nüüd tuleb valmis teha burgeri pihv. Selleks võtame 600 grammi veisahk liha, 1 teelusikatäis soola, 1 vahendik teelusikatäis musta pipart ja 1 teelusikatäis Worcesteri kastet. Segame segamini ja teeme neist 1,5 cm paksused kotletid. Nii ja käes ongi aeg hakata valmistama burgerit. Kuumuta pann või grill, küpseta ühelt poolt 3-4 minutit, siis pane sedari juustu, küpseta veel 2 või 3 minutit, siis rösti kuklid, et need oleksid palju maitsvamad. Kokkuvõttes paneme üksteis otsa kõik sibulad, tomatid, salatid, kastmed ja naudime. Nii, ja nüüd oleme siis selle burgeri kätte saanud. Vaadake, kas ei näe ilus välja. Nii et ei oskagi kohe midagi öelda, proovime siis AI burgerit, kes väidab, et see on maailma kõige parem burger. Proovime. No ütleme nii, et kotletti oleks võinud natukene veel praadida. Niisugune medium rare või natukene niisugune küpsusaste võiks natuke olla, aga maitse asi. Aga ütleme, et burgeri enda maitse. Mahlane. Ei saa öelda, et oleks salv. Kuule, tegelikult on see ikka päris hea, ma arvan. Nii et AI tubli töö, mahlasust on, kastet võite panna ise palju soovite. Ütleme nii, et võib-olla, kui nurjustada, kui teeks seda burgerit ja võtta neid oma aiatomatid, mis oleks nagu veel eriti mahlased, mitte siuke nagu natuke plastik. Aga, no kurat, kui te selle burgeri teete, siis siit tuleb natuke seda vürtsist, ei tea, kurat, 90 tee, mis tahad. Aga võib-olla ei ole põhjus mitte AI-s, vaid selle burgeri valmistajas. Ja jätke meelde, info tõi teieni ainus teie lemmikburgeri mees maailmas. Jaa, ja mis see maksab? Seda on kahjuks raske öelda, sellepärast, et arvestadagi ise, et kui ma ostame kõik maitseained, terved pakid asjad, siis te ei tea, palju seal see teelusega hind ja kõik nii edasi on. Aga ja ikka veel, see on tõesti hea, ma tunnen siiamaani maitseelamusi oma suus, nii et soovitan.